Me otsustasime Kodasega SEB kasvuprogrammis liituda, sest meil on olnud tegelikult juba päris pikka aega suur ambitsioon kasvada mitte nii 10, 20, 30% aastas, vaid 2 korda, 3 korda, võib-olla isegi rohkem kordasid aastas. Ja siis me nägime sotsiaalmeedias sükest ägedat programmi, võtsime osa ja väga vedas, saime sellest osa võtta. Meie igapäevategevus siiani on olnud siidrid, vahuveinid, mittealkohoolsed joogid, siis meil jääb tootmisest üle päris palju väga väärikat toorainet, mis on siis põhiliselt see viljaliha, mis pressimisest üle jääb. Ja meil on olnud mõte siis sellest teha, väärindada mingisugune ägedam toode ja siis me nägime seda kasvuprogrammi võimalusena seda siis realiseerida ja saada sisendit, et kuidas see toode siis reaalselt millekski innovaatiliseks ja ägedaks luua. Kui tulla uue tootega turule, millel nagu meil siin rakendusuuringute käigus on selgunud, on veel täiesti arvestatav turupotentsiaal, siis meile tundus, et kasvuprogrammist on hea võib-olla siis omandada veel täiendavad oskused, kuidas sellise uue tootega jõuda suurtele turgudele ja see siis ka nii-öelda skaleerida tõesti selliseks tähelepanuväärseks suurt käivet lubavaks tooteks. SEB kasvuprogrammis me tegime päris mitmeid töötubasid ja see kogu protsess läbis sellist väga terviklikku, ütleks, toote või äriarendusmudelit, kus me siis keskendusime, alustasime kliendist, kellele me pakume, mida me pakume, tootest, et kas see toode vastab siis kliendi vajadustele või ei vasta, kanalid, kus seda turundada, kus klient otsib seda, kus ta tahab seda. Meie ambitsioon ei ole juba mõnda aega Eesti turg. Me joogi poolelt näeme, kui väikse turuga on tegelikult tegemist. Täna me oleme jõudnud välja ka päris suurtele turgudele. Meil on 2021 toimunud juba 2 eksporditehingut Hiina Rahvavabariiki näiteks. Et kui me siin Eestis müüme oma tooteid kastiga, siis sinna läksid juba nii-öelda piloottarned läksid alustega ja ma arvan, et tulevikus on tegemist pigem sellise merekonteineriga, nii et ole ainult mees ja suuda toota. Mulle võib-olla kõige rohkem isiklikult meeldis selle kasvuprogrammi juures 2 asja. Kompetents ja intensiivsus. Et tunda oli, et mentorid olid väga teadlikud sellest, kuidas ja mida teha ja kogenud hästi mitmete erinevate ettevõtetega. Ja samamoodi see intensiivsus, et iga koolituse päeva lõpuks oli kindel, mis järgmine kord toimub, mida vaja selleks teha on. Et kui sa seda aega ei suuda omale leida, siis järelikult sa ei taha. Tähtis on, et nendel ettevõtetel oleks ambitsioon jõuda eksporditurgudele, turundada ennast Eestist väljapoole ja siis ei ole ju kasvul mingit lage ees, et maailm on suur ja lai. Ettevõtte juhtkonnal või omanikel peab olema piisav tahe seda teha ja ellu viia. Olla nii-öelda pühendunud, fokusseeritud, sära silmis ja andke tuld.